Järgnevalt need baritonid koos kõik laval on. Teie ees on Rasmus Kull, Simo Brede ja Tamar Nugis. Aplaus! Kuna see on üks väheseid lugusid täna kavas, mis on eesti keeles, siis te kindlasti saate aru, mis seal toimub ja millest me räägime. Või siis äkki, kallid kolleegad, räägime korraks, kes me oleme ja mida me selles järgmises loos soovime. Proovige, mis te ütlete, Tamar? Minu eesmärk on ikka kättemaks. Ahah, kättemaks? Kättemaks. Ahah. Mis teie tahate? Meie eesmärk on kättemaks. Nagu baritonidel ikka, ma olen, jah. Kättemaks. Ma maksaks ka kätte. Mina ka. Selles mõttes me vedasime sind alt, jah. Ainult ma kätte maksaks. Mulle meeldib, kui mulle ka kätte makstakse. Nii et selles mõttes on see hea. Aga hakkame siis peale. Teeme siis. Palun, väga hea. Siia aeda üsna tasa, kõik mu teenrid võtsin kaasa. Püünisvõrgud valmis seadkem, et ma saagi kätte saaksin. Kui see paar on lõksu läinud, lõksub kindlalt kinni jäänud. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime nad. Kui see paar on lõksu läinud, lõksub kindlalt kinni jäänud. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime neid. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime neid. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime neid. Ei, see nii ei lähe. Tarvis siiski mõelda vähes, sest ta on ju meile õde. Kas on meile tõesti vaja sellest loost, et terve maja teada saaks ja naeraks meid? Täpsem plaan me ette võttes meile võidu kindlustaks. Õige mõte oleks see, kui aias viiviks vaid me kaks vaasastesse peitu poeme ja siis seal nad kätte saame. Õrmsad kombel ähvardame siia tuua valvureid, kuni nad on vande andnud iial enam petta teid. Kuni nad on vande andnud iial enam petta teid. Ei see plaan ei meeldi mulle. On ta tõesti siis nii hull? See, kes kalat võtib käike, karistus see liiga väike, ajast kaduma peab ka. Delikaatselt asja võtke, värge liiga ette tõtkem, järel mõtlema veel peame, aega mööda samme seame. Samme seadke või ärge seadke, kuid kaab on majast olgu läinud, ja. See skandaal ja häbi meid. Kätte maksta. Milleks kätte maksta meid? Kätte maksta. Mõelgem hästi. Risti räästi, et kui pikselöök neid tavaks kätte maks. Mõelgem hästi, risti räästi, et kui pikselöök neid tavaks kätte maks. Aga kuidas? Ma leidsin. Soovin õnne, öelge ruttu. Õigel hetkel peitu poeme ja siis marksi kätte saame. Õigel hetkel risti just kui salva pikselöök. Bravo, nagu pikne see kava, nagu pikne see oota, mu kallis kaasa, kättemaks sulle
läheneb taasa, kui ta sind haarab risti ja rästi, ei aita kahetsus, lahkuma pead. Ei enam avitasin kelmus kavaluse, petti kaeratuse, jokid pisarad, ei enam avitasin kelmus kavaluse, jokid pisarad, küll lähtus korraga mu võrgus sütled, sa küll lähtus korraga mu võrgus sütled, ja siis võid naerama ja rõõmut võisku ka, ja siis võid naerama ja võisku ka. Kättemaks haarab risti ja rästi, ei aita kahetsus, lahkuma pead, ei aita kahetsus, lahkuma pead, ei aita kahetsus, lahkuma pead. Sa vana narrike ise ei aimagi, et kuuri kättemaks sind ennast haarab. Oota, kui haarab ta sind maru tormina, siis ise narrina lõksu sa lähed. Ei enam avitused üksi osavuse sul ei õnnestu surma kavalus, savana rebane ei oska aimata, et ise korraga mu võrgu lähed ja savana rebane ei oska aimata, et ise korraga mu võrgu lähed. Üksi me näeme, savana rebane bussi kättemaksu maksud lähed. Kui ta sind haarab kui tormina, siis ise narrina lõksuda jääb. siis ise narrina lõksuda jääb. Siis ise narrina lõksuda jääb. Tõesti hea on teie mõte, tõesti hea on meie plaan. Kolmekesi, risti-rästi, õõsa varju, peitu vahel.